Kuule, mul suke küsimus, kust on kõige mõttekam vaadata autorenti? Oleneb kus kohta. Malta või Küpros, me veel otsustame. No ma võin õhtul vaadata, kuradi, ma homme ei lähe ju veel. No, põhimõtteliselt. Me sõidame hetkel garaaži poole, teeme natuke vänni kallal tööd, aga siin õues, nagu te näete, on ilus lumi maas. Ei näe midagi. No näeb ikka, valge on. Kõik on valge ja see ei meeldi veel eriti. Seega, lähme kas Maltale või Küprosele. Veel ei ole otsustanud. Üritan siin tunni jooksul ära otsustada ja piletit ära osta. Plaan on hea ühesõnaga. Me oleme vaesed. Aga meil on külm. Ja ma näen välja nagu Soomes suusa. Kes on kunagi Ryanairiga elus sõitnud, siis teab, et kui sa pagasit juurde ei osta, siis sa saad põhimõtteliselt kaasa võtta endale ainult väikse seljakoti. Aga nagu seekord me võtame igast filmimiskraami, mingeid mikrofoni, droone, siis see kott tundub tegelikult suht väike, aga ma suutsin selle koti siis ära mahutada magamiskoti, mingi 4 paari särke, püksid, drooni koos kõikide lisadega. Siis siin on veel mu kamm, hambari, pesuasjad, laadijad, ma ei tea, ravimid, kõik asjad on põhimõtteliselt siin koti sees. Nii et ühte väiksesse seljakotti võib panna mega palju asju. See lihtsalt näeb väga väike välja, sest ma oskan pakkida. 48 tundi peale ideed soojale maale lennata istusime koos autosse ja võtsime suuna Tallinna lennujaama poole, kus valmistasime oma tagumikud ette pea 5-tunniseks reisiks. Seekord oli sihtkohaks valitud suuruselt 3. Vahemere saar Küpros, mis on linnulennult umbes 2800 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Nende lipul asetseb Küprose saar. Oranž värvus tuleneb riigis leiduva Vasemagi küllusest. Valge taust ja oliivipuu oksad sümboliseerivad rahu saarel elava Kreeka ja Türgi kogukonna vahel. Ideaal, mis pole siiani veel tõeks saanud. Nii oleme jõudnud Pafose lennujaama. Põhimõtteliselt, mis me nüüd teeme, ootame enda rendiautot, mis on meie elukohaks järgmised mingi paar päeva. Tegelikult see on meie teine kord Küprosel ja esimene kord me olime hästi palju linnades ja ringi ei näinud. Seekord me oleme siis autoga, üritame nii palju looduses olla kui vähegi võimalik. Auto rentimine käis meil eriti lihtsalt. Mingid pangakaardi andmed meilt ei tahetud, lisatasusid juurde ei tulnud ja isegi tagatist ei nõutud. Panime kirja vaid telefoninumbri ja aadressi ning saime võtmed kätte. Liiga hea, et tõsi olla, eks? Aga tegelikult tuleb lihtsalt otsida ja sa leiad. Jõudsime siis lennujaama, saime auto kätte. Nissan. It's a Nissan. Nissan. Nissaniga sõidame siis. Kõik on tagurpidi, sest liiklus on vasakpoolne. Aga juhtus siis siuke kentsakas lugu, et meil ei raha maksma, et tädi unustas ära küsida ja siis Sandra läheb plekib seal. Ma pean suunatule rääpima, sest valel pool. No meil on siin hetkel kõik valel pool. Juht on valel pool, auto on valel pool teed. On sul ka imelik, või? Sul pole rooli või midagi seal pool teed? Ei, kaassõitjana ei ole nii imelik tegelikult. Ma pigem veits lihtsalt kardan, et sa ei paneks pange.
Õnneks on automaatkäigukast, et ma ei pea siin käike hakkama ka vale käega nagu hakkama suruma. Jaa, ei, see on tore. Ja naljakas, et nad ei andnud autot täispaagiga, ta ütles, et too see 6 pulgaga tagasi. Sest tal praegu oli 6 pulka või? Jah. Okei, no davai. Mul on siuke tunne, nagu ma sõidaks esimest korda. Aga kinda sõidangi esimest korda, sest see on teisel pool. Ma tunnen, et ma kuidagi kisun sinna kraavi. Ma võiks tegelikult sõita siin keske pool. Me tahame ühte kohta minna, seal on laevaprakk päikese loojangu ajaks ja me jõuame 8 minutit enne seda sinna, nii et pinitu hurri. Ja jõudsimegi napilt. Enne päikese loojangut siia, kus me tahtsime, siia laeva juurde. See on siis Edro 3. Sattus ta siia tugeva tormi tõttu 2011 aasta, tuli tuulevarju ja siis jäi karidele. Seda laeva pole siiamaani ära viidud siit, sellepärast, et rannajoon on looduskaitse all ja siit ei tohi midagi katsuda. Tegelikult on Küprosel leitud kokku mingi 13 laevaprakki. Enamus on nagu vee all, saab sukeldumisega minna ja vaadata. Aga see on üks siuke Saaremaa või saare kõige lähem. See on üks Saaremaa! See on Saaremaal, siin selle Saaremaale kõige lähedam. Aeg auto juurde tagasi minna, peaks poodi minema. Valmistuma esimeseks ööks. Me ei tea isegi, kas me siin autosse ära mahume. Ütleme nii, et öösel siin näitas, et on mingi 10 kraadi äkki, midagi sellist. Aga targem on olla nagu siin ranna ääres, sest seal sisemaal läheb nagu hästi kiiresti külmaks jälle. Poest haarasime endale kaasa toidu nii õhtuks kui hommikuks ning samuti ostsime ka muid vajalikke esmatarbekaupu. See, et meil siin 20 kraadi on praegu, see ei tähenda seda, et siin jõuluaega ei ole. Tahtsime täiega süüa kuskilt. Ja siis me tulime Briti pubi. Mingi Briti pubi, jah. Ja võtsime purksi ja pitsat. Ja siis ma võtsin pot of tea. Ma küsisin, et nagu, kui suur see pot of tea on. Ja see on reaalselt ühe selle tassi täis. Lihtsalt oli vaja mulle panna kannu sisse see teepakikott, et ma saaks selle vanada tassi. Amazing! Peavad lihtsalt rohkem pesema ise. Jah. Toodi burger, aga sa pead vist ise selle burgeri kokku panema. Mul on tunne, vaata, sul on siin mingit kraami. Ei, see on lihtsalt salat. Nagu Ikeast ostaks laua, et pead ise kokku panema. Ja. Ja minul on pitsa. Seda ei pea ise kokku panema, see on juba päris valmis. Kuidas süüa. Päikeseloojang sai nähtud. Käisime toidupoes, käisime söömas ja nüüd otsisime endale mõnusa ööbimiskoha mere ääres, kuuvalgus, seda väga praegu näha ei ole. Väga näha ei ole ja hakkame nüüd ennast valmis seadma, et vaatame, kas me üldse mahume siia taha magama või peame me siin magama. Et väljas on mingi 16 kraadi praegu, kell on 9, aga temperatuur läheb kuskil 12 kraadi juurde, ma arvan. Taha ma näitan teile, mis meie idee on. Põhimõtteliselt laseme toolid alla. Siin on küll ülivähe ruumi. Ma ei tea, kas see töötab. Selles suhtes võib-olla me saame kronksus magada niimoodi kahekesi kõrvuti ja siis on natuke soojam ka. See esimene mõte, mis minu peas oli, see ei töötanud hoopis üldse. Me vist magame esiistmetel. Ja see tagumine iste, kui sa lased alla, siis seal on nagu pagasnikuga nagu siuke suur auk veel, ehk siis see nagu ei saa seal olla mitte kuidagi lihtsalt. Ma arvan, et see ei ole üldse nii hull, see natuke tundub hull, aga päike hakkab hommikul sisse paistma juba ärkad kell 6 ja okei, mingi 6:30. Ühesõnaga meie päevad hakkavad olema nii, et hommikul vara ärkad ja õhtul vara magama. Jah, täpselt nii. Saab unegraafiku korda äkki. Leidsime rannast peolaua. Äkki juust ja... Meie jutt. Nice. Me elame kahe vahel praegu, kas läheb minna skinni tippima või mitte. Vesi on suht soe. Mina ei taha pimedas minna, ma ei näe põhja ja see on sketši. Aga me ei pea kaugele minna.
see on sketši, mina ei lähe siia. Sa võid minna. Vaatke väiksed lained on. Mine. Mina ei lähe. Tere hommikust. Tere. Kuidas magasid? Alguses enam-vähem pärast hästi. Ja mul oli hommikupoole palju paremini kui alguses. Jep, seda oli tunda. Ai, mu jalg suri ära. Mis teeme? Lähme sööma randa. Randa ei ole õnneks kaugel. Ma panen matsu. Mida sa teed? Ei saa sama filmida, sa ei näe, kui sa astud ju. Palun. It's for you. Aitäh. Footlong. See on tõesti footlong. Näsa, täitsa jalapikkune. Hommikused võileivad söödud, suundusime edasi minu välja otsitud ujumiskoha juurde nimega Blue Lagoon. Nagu nimigi ütleb, on seal imeline helesinine vesi. Olles sõitnud umbes pool kilomeetrit, hakkasid teele ilmnema hirmutavad sildid. Ainult 5 kilti on õnneks sõita veel. Help! 20 minutit. Tegelikult oleks pidanud neid hoiatussilte vähe tõsisemalt võtma. Tee läks alla mäge aina hullemaks ning üks hetk enam edasi liikuda ei julgenudki. Mine veel tagasi. Ja nüüd kohe mine siia. Tagasi. Ja nüüd püsi nii sealpool, kui sa saad. Me vist ei lähe sinna lõpuni välja. Või lähme? Ma ei tea! Aga no pigem keerame ringi. Nagu üldjuhul See on skeeri, see on skeeri. Aeg on näidanud, et kui tee läheb hulluks, siis nagu keera tagasi. Jah. Kui on võimalik, siis see läheb hullemaks. Blue Lagooniga oli siis mission failed. Selline oli 5 kilomeetrit mingit ränka teed. Me saime 1 kilt sõidatud ja siis seal tuli võib-olla kõige hullem koht selle tee peal, aga me ei julgenud edasi minna igatahes sellest. Lähme vaatame nüüd mingit muud randa, mis siin lähedal on. Seal oleks olnud mingi maailma kõige ilusam vesi võib-olla. Aga pole worth it, ma ei viitsi kuskile kinni jääda või mingi sodiks sõita ennast. Siin jälle mingi tee läheb alla, aga me lihtsalt itšisime auto, sest 200 meetrit on ainult rannani. Ja see on natuke hullem tee kui see, kus me ennem sõitsime. Jaiks! Vesi on ära lihtsalt lõhkunud selle tee. Vihmasajud värgid. Suured vaod on sees. Kas oles valmis detsembris ujuma? See juba tali ujumis siis nüüd. Mis sest, et vesi on 20 kraadi. Siin tundub ühe isegi. Hommikul oli jumala... Ma arvan, et su kere on nii soojaks läinud lihtsalt. Jep, võimalik. Paned üldse ära. Mine. Wedersa Original on üks mu lemmikuid karamellikomme ja ma nägin, et siin müüakse Wedersa Originali karamell popcorni. Nüüd ma teen teist testi sellele kohe. Soovitan soojalt. On jah? On jah. Muidugi on jah. On jah. On siin keegi? Ma arvan, et siin ei ole kedagi, just ära nõuab, et me saame siin tasuta ära käia. Idekas!
me olime sõitmas tegelikult siis sealt saare ülalosast saare keskele sinna mägedesse, aga vaatasin tee peal, nägin mingit silti, et mingisugune waterfall on siin. Nii et me lähme tšekkame selle üle. Tegelikult siin küsitakse 2 eurot parkimise eest, aga off-seasoni ajal tundub, et siin kedagi ei ole. Ja, putka on tühi, juks on lahti. Entrance on 1 euro. Entrance on veel 1 euro per person. Hans vaatas, et teised tulid siit autoga just üles tagasi, et lähme ka siis autoga. Kuigi siin ei ole väga palju maad minna, mingi 650 meetrit ja tagasi ka sama palju. Aga me tahame veel täna minna sinna mägedesse matkama, seega ei tea, säästame oma jalgu veits. Teekond osutus natuke pikemaks, kui me arvasime. Algne 600 meetrit oli alles matkaraja alguseni. Kose juurde viiva tee peal sai nautida ilusat loodust ja kuulata linnulaulu. Olin seda juba ammu igatsenud. Ja siin ta ongi. Väga massiivne waterfall just ei ole. Kõige suurem ei ole, aga efektne. Ma arvan, et siis kui on rohkem vihmahooaeg, siis sealt tuleb natuke rohkem seda. Aga siuke nunnu. Tulime siis kuhugi küla vahele kohvikusse. Ma ei tea, kas see on isegi kohvik, see on nagu mingi... See on nagu mingi kõrts. Aga kõrts, aga fancy. Samas ma võtan kohvi ja Sandra võtab teed ja ma päris täpselt aru ei saa. Nii palju sai aru, et kohvi saab, aga mis kohvi mul tuleb, seda saame teada. Hans lihtsalt nõustus sellega, mis tal öeldi. Ta mingi jah. Nii lihtsam. Siin on mingi paks on põhjas. Kui see on Türgi kohvi, siis seal on see puru on põhjas. Ta on nagu pätikas, aga ta on nagu parem. Ja see tundub üli hea kohvi. It's strong. Väigelt hea. Siukest kohta ma leida tahtsingi. Siuke laid back, kuskil küla vahel. Ühtegi turisti. Siin üldse väga inimesi ei näinud. Ainult üks ono sõitis autoga ringi, kus ta karjus ruupuriga välja mingi... Ilmselt, et ostke apelsine, sest tal oli pagass lahti, kus oli apelsinid. Käis niimoodi küla vahel, sõitis edasi tagasi. Miks auto alla lähed? Sandra pani saia siia auto taha, et me ilusasti saaks kassidest üle sõita. See on saia. Ma peesitan. Goodbye! Bye, Kitty! Jep. Me proovime siis kohaliku banaani ka. Need on puu pealt otse. Ma arvan küll, neil siin taga ja mingi... Need banaanipuud on siin taga. Four banaana. Ma tahan seda suurt punast saada. Kunagi ei tea ju palju läheb, ma ei tea, kas see on kiloid, ma ei tea, kas see on tükiin, nagu ma pole õrna ka. How much? How much? 2 euro. Really? I give you 3. It's too few. Thank you. Thank you. Bye. Ma ostsin nii palju kraami, ma poleks elu sees talle 2 euri suutnud anda. Oh my god. 2 eurot. Mina olen selle poolt, et kohalikke inimesi, kes ise müüvad asju, neid peab toetama. Nad kasvatasid ise banaane siin taga, nägid või? Äge. Natuke väike see. Nii nunnu. See on täpselt see üks amps. Nagu ta on. On parem ka. Ja banaaniga ei saa niimoodi aru. Aga see on täpselt siuke perfektne küpsus, ma arust. Põhimõtteliselt meie algne plaan oli minna apelsiniraksu, sest me 2018 käisime ühes kohas apelsiniraksus ja meil oli see koht isegi nagu saved. Sellepärast seal Google Foto siis sai näha on ju locationit. Aga esiteks me vaatasime, et sinna oli nagu veits siuke aed ümber ehitatud ja teiseks kõik apelsinid tundusid suht kollased praegu, isegi mitte väga valmis, seega veider, sest me käisime 4 aastat tagasi samal ajal, aga võib-olla nad ei ole see aasta nii palju vihma saanud või ma ei tea.
edasi liikusime Küprose kõrgema mäestiku Troodose poole. Mägede kohal olevad tumedad pilved olid natuke hirmuäratavad, kuid tahtsime sellegi poolest uudistama minna. Nii, oleme talveriietes nagu näha, sest oleme tulnud kõrgele mäe otsa, siin on kuskil 2 kilomeetri kõrgusele, Mount Olympuse otsa siis. Ja tulime siia, et ilusat päikeseloojangut vaadata. Päike peaks loojuma täpselt sinna taha, aga nagu näha, siis see on üks hall kogu seal. Üks massiivne pilv lihtsalt. Üks massiivne pilv on, et siit me kahjuks midagi ei näe. Aga jah, siin mäe otsas on 8 kraadi, rannas oli 20 ennem. Jep. Ei, ses suhtes õhul pole midagi häda. Oleks võid päike paista lihtsalt. Ja päike on kadunud. Sunshine. Aga noh, tahtsime siin kõrgusel ära käia ja siis ilmselt me nii kõrgele enam ei tule siit. Hoolimata pilvedest oli siiski tunda võimsat mäestikku ja selle loodust meie ümber. Pilved liikusid läbi puude ja natuke tundus, nagu oleksime kuskil muinasjutu metsas jalutanud. Hiigla suur Mustamänni mets katab Troodose mäestiku kõrgemaid punkte. Must mänd kasvab kiirelt suureks ja võimsaks ning võib elada isegi kuni 500 aasta vanuseks. Mägedes kõndides tunnen ma alati, kui väike ma olen ja milline jõud ja vägi on loodusel. Meil on üks teejuht koer. Ma ei tea, kust ta tuli. Aga ta järsku oli meiega ja siis ta ootab meid järgi, et me ikka tuleks ka teele kaasa. Mis me talle nimeks paneme? Pointu. Pointu? Tal on näha sellised pikad kõrvad. Näitad meile, kus tee läheb, jah? Ta on mingi vaadake siin. Ta tahtsi üks sõnaga. Mingi tulete või ei tule. Meeldib, et siit kaamerapildist tundub, et see on lihtsalt üks hunnik kive. Seal on siis selle mäe kõige kõrgem tipp, aga siin on ehitatud militaarbaas ja siis sellepärast sinna täitsa kõrgele. Kõige kõrgemasse tippu ei saa minna kahjuks. Lähme nüüd tagasi kuskile, kus ei ole külm. Jep, siin on juba vahepeal 8 kraadilt 6 kraadile kukkunud. Jep. Öösel pidi nulli minema siin, et me tulime siia sooja tegelikult. Viskame asjad autosse. Ja paneme allapoole tagasi. Ja lähme sooja. Jõudsime matkalt tagasi autosse. Tänane päev on suht fail olnud. Veits. Arvutasime tee peal siin. Alustuseks see, me tahtsime minna sinna Blue Lagooni juurde, aga sinna juurde läks mingi täiesti halb tee. Nii et sinna 5 kilti pidi minema, me suutsime 1 kilomeetri ära sõita ja siis... Keerisime otsa ringi, see läks liiga hulluks. Siis see kosk oli, see oli cute. See oli mingi nunnu, aga väga vett ei tulnud. Väga vett ei tulnud, jah. Siis see viimane matk siin, see oli ka suht udus, et midagi väga vaateid ei olnud. Kahjuks. Matkata oli lahe või nagu jalutada, aga... Jah, rada oli äge iseenesest. Aga näha ei olnud aga midagi. Aga nüüd ma mõtlengi, äkki me peaks poodi minema. Jõululaulud on siin. Tuuna. Merry Christmas. Merry Christmas. Car life reality check. Teeme tagapingile salatit. Jep, ma vaatan, kuidas see välja tuleb kohe. Teeme, sest mina istun ees, Sandra teeb seal taga. Endale tuleb ka krediitit anda nüüd. Mis salatit? Ma täpselt ei tea, ma panen lihtsalt komponentides kokku, mis ma leidsin. See on mingisugune leht või see Hiina kapsalaadne asi, aga see ei ole Hiina kapsas, äkki see on Rooma salat, ma ei tea. Siis mul on siin tomatit, kurki, siis mul on ostetud feta juustu. Leidsid seda kurki? Siis mul on ostetud feta juustu. Oota, kas sul oli üks tomat veel või? You made me do.
siis mul on veel tuunikala ja fetajuustu ja tšasiki kastet. Kreekapärane salat, mis ei ole väga kreekapärane. see on kreekapärane Sandra-pärane salat. Jep. meie glamuurne õhtusöök. Sandra tegi nii palju salatit, et me ei julgenud seda autos süüa, siis me tulime välja saama. Hea, et me ei söönud, sest et see tuunakarp plahvatas reaalselt mulle peale. Sööme siis lusikaga, sest Kurat, juba lendas. kahvleid ei olnud. Ei, kahvleid oli ka. Ja aga me tahtsime jogurtit ka süüa. Võtsib hästi, jah? Jah. Merry Christmas.